Mhm. nägid, tšauki tšau kõigile. Mul on külas Merle, minu õde. tere! Vaat teate, siis kui ma räägin, et kui kallis õde mulle külla tuleb, et me peaks justkui mingit asja ajama, siis meie asjaajamised lähevad nii, et me räägime siin 3 tundi ja 4 tundi ja täna on ka niimoodi läinud. et selline värk. Ja siis täna mõtlesime niimoodi, et me veel käiksime läbi selle analüüsi. Kui te vaatate kodulehekülje pealt, seal on väga palju erinevaid variante, mida siis endale valida. Ja kui teid huvitab üks teema ainult ja siis videokohtumine, see tund aega, mis me siis koos oleme, muidugi ma ainult ei piirdu sellega, et ma vaatan seda ühte asja, et ma vaatan, viskan silma peale alati kõikidele asjadele, nii palju, kui me siis jõuame. Ja ma olen hullult tänulik, et te siis ka süvenete sellesse, et mis teema teid huvitab, saadate mulle siis meili peale, siis ma sellesse keskendun rohkem ja siis ma vaatan ikka tipa-tapa kõik asjad ka seal üle. Nii et kes on mõelnud, et tahab minuga seda videokohtumist teha, et siis siin on siis üks näide, nii et Merle on siis mul esimene katsejärjes. Ja Merle lihtsalt ei teadnudki täpselt, mida ta tahab. Ta tahab tegelikult vist kõike. Ma olen talle teinud kunagi suulise analüüsi, aga vahest on niimoodi, et tahaks ikka nagu rohkem ja rohkem veel. Ja siis oli nii, et ta vahetas telefoni ja need kõik asjad kadusid ära, nii et siin me nüüd oleme. Nagu õdede värk, vaata. Ikka, et saab jälle küsida. Me oleme täna nii palju juba arutanud tegelikult asjadest. Aga siis selleks, et teiega rohkem aru saaksite, siis ma jagan teiega siis ekraani. Merle lubas oma andmeid teiega jagada. Me läheme siis vaatame. Ja siis te saate ka aimu, kuidas see kõik hakkab siis toimuma. Nii, jagame ekraani. Ja selline näeb siis meie ekraan välja. Ma tõstan, ma ei tea, kui hästi teie siit näete ja mida te siin näete. Loodetavasti te näete. Vaata, kui huvitav, ma vaatan, mis asjad mul on siin veel. Siis nüüd te näete nii palju asju, aga noh, okei. See selleks. No vot, see on siis Merle selline sünnikaart. Ja see, mida mina siis tavaliselt kõigepealt vaatan, on see, et milliseid numbreid kõige rohkem siin eksisteerib. Ja, ja samas ka see, et Merlel on siin 2 × 7. Siis see 7 tähendab seda, et iga 7 taga on 2 inglit. Et usud sellesse või ei usu, aga tegelikult inglikaitse on sul täiega olemas. Ja 10 siis siin viitab ka, noh, ütleme tegelikult mingid teatud momentidel, kus kohas need 10 on, aga ütleme siis üldjuhul on ikkagi, et universum toetab sind ja see tähendab konkreetselt sulle siis seda, et kas sa oled elus tajunud neid asju, et kui tekivad mingid kriisiolukorrad, siis sa hoiad peast kinni ja mõtled, kuidas sa nende kõikidega hakkama saad, aga siis, kui see asi nagu saavutab tipphetke, siis nagu lihtsalt kõik laheneb. Lihtsalt iseenesest. Mhm. Ja tegelikult see viitabki sellele, et ükskõik, mida sa ka aeg-ajalt elus ette võtad, eriti see, mis hirmutab, siis seda sa pead ette võtma, vot Mhm. seda pead tegema. Ja muidugi see, et 18 on siis sinu sünnipäev ja selle kohta ma ütleksin niimoodi, et sina oled üks väga õnnelik inimene, siis sellepärast, et sina saad kõik, mida sa tahad oma elus ja ka pasa saad kaela. Jee! Yeah. et jah, ma üldjuhul ikkagi olen hästi otsekohene klientidega, et ma ei hakka midagi illustreerima. Ehk siis kõik see, mis sinu elus on, siis sina oled kõik selle ise loonud. nii head kui halvad asjad, absoluutselt. Ja suur tõenäosus on, et sina oma unenägudes näed ette ka mingisuguseid kuulutusi, mingisuguseid märke. Ja samas on see, et mida ma ütlen, ahah, mul tahab koer sülle tulla, tule Lussi. tema on ka meil spetsialist. ta on armunud mu eesse. no nii ära, emme on kõige ilusam maailmas. ja siis sinule ma soovitaksin niimoodi tõsiselt kirjutada asjad ülesse, et oma tuleviku mälestused siis oleviku vormis, mida see tähendab seda, et lihtsalt kirjuta teie ka, kes te nüüd vaatate, ükskõik kus kohas teil siin 18 on ja ei ole. noh, on siis põhimõtteliselt ikka jah, kui teda ei ole, siis ta ei ole, mul ei ole näiteks 18 mitte kuskil, aga ma orienteerun teistele numbritele. noh, maagiline number on ka 22, mis sul on täiega olemas, see viitab sellele, sul on tegelikult väga tugev intuitsioon ja sul on väga tugev kanaldamise võime. ja kuna see kolmnurk viitab siis sinu sellele isiksusele, et kes sa oled, siis sul on see sees olemas ja arvatavasti sa oled aeg-ajalt tunnetanud ka, et sa tead mingisuguseid vastuseid, et ei tea kust. Ja üldjuhul, mis me inimestena teeme, on see, et me lihtsalt kahtleme selles, et oh, mis nüüd mina. noh, seal Maila oskab paremini vaata, mis kanadaja mina olen, eks ju, aga sul on siin juba 2 väga maagilist ja head numbrit, 18 ja 22.
ehk siis sina sobiksid väga hästi juba selleks, et tunnetada inimesi, rohkem hakata usaldama ennast. ja tulevikumälestused oleviku vormis tähendab siis sellist asja, et lihtsalt hakkad füüsiliselt paberi peale üles kirjutama, mida sina tahad oma elus. ja lihtsalt see ongi niimoodi, et mina elan, mina olen, minul on, ahah, mina sõidan selle autoga ja siis kõik asjad, mida sa tahad, siis sa saad. lihtsalt igale asjale läheb siis oma aeg, see on sama, kui sa tahad last saada ja siis rasedusaeg on juba 9 kuud, eks ju. vot, väga positiivselt räägin, on ju, nagu mingi kuradi surmakuulutus ütlesin praegu, et mingeid tundeid, tuim värk. jälle on nii kaua mu juures juba olnud, et siin enam tundeid ei ole. vot. Läheb kohale ilma tunneteta. jaa, et selles suhtes, et sinuga on küll see värk, aga kui ma nüüd vaatan su isiksust, siis sul on sellist asja, et sa oled suhteliselt kiire oma tegutsemises, kui sa midagi pähe võtad, 18 on ka tegelikult väga sõjakas number. ja see on niimoodi, et kaks varianti, et kui ei tehta nii, nagu ma tahan, siis ma teen kohe ise ära. õige. ja 7 on see, et sul on väga hea strateegiline mõtlemine, sul juba skeem on paigas, nii et sul piisab ainult mõelda ja kohe hakkad tulistama. Ja üleliigselt liigutusi ei ole. no vot, nägid. ja see 4 siin ka ütleb sinu selles, et sa oled selline, kuidas ma ütlen, struktuurne, et ehk siis ja sa oskad logistiliselt nagu mitu sammu ette mõelda ja kui sa hakkad tegutsema, siis sa oled nagu väike robot. sa lihtsalt teed, nagu ma ütleksin, nagu hobuseklapid on ees ja lihtsalt tulistad. ja noh, tegelikult siin saab nii kaugele veel peensusteni minna, aga ütleme siis 12 sinus on jälle see, et sa lased üle enda astuda, sa oled hästi leplik, ei oska ennast kuidas kehtestada ja 21 siin samamoodi. sul on tegelikult ka võõrkeelte peale hea anne. Küll kiiresti külge jäävad ja omastan neid täitsa omaks keeleks. Mhm. ja siin näevad sellised asjad, ehk siis nii nagu te näete, siis 18 päeval sündinud, aga tema sees on palju numbreid. ja nii on teil ka kõigil olemas. aga siis, et ajaliselt mitte nagu üle paisutada, siis näiteks siin see kolmnurk siis viitab sinu eelmiste elude peale. ja siin on näiteks üks, mis mul hakkab silma, number 5 ja see, mis sinu eelmine elukogemus no ühesõnaga ütleme 14 ja 11 mõlemad viitavad sellele, et sa oled hästi sõjakas inimene olnud. ja läbi sinu käte on saanud siis inimesed surma. ja siis mul hakkas praegu üks teine matemaatiline skeem peas käima. ehk siis sinu ülesanne on selles suhtes mitte olla siin elus sõjakas ja pigem toetav ja see ka, et kuna see läheb siia ametite kolmnurka, ma hüppan siin ühest kohast teise, aga proovi siis käru peal olla. et siis see viitab ka sellele, et sa ei tohi nõuda teistel inimestel teha sama kiiresti, sama tehnika järgi, sa pead õppima olema lihtsalt inimestel need, kes nad on. igalühel on oma kiirus, oma taktika ja oma süsteem, see on sinu nagu õppetund. ja 5 on siin see, et ära kunagi targuta, vaid lihtsalt õpeta siis, kui sinu käest küsitakse. tunned ära endal selliseid piirdeid või? ja kas on töö all? ja, 5 on töö all, jah? ja tähtis on see, et ma nagu mööda praegu ei ei pane. pannud, ei. tegelikult ma tunnen teda ka veel, vaata, siin on see värk ka. sina, kes sa nüüd kuuled, mõtled, issand, kui tarka juttu räägib, aga no ma tunnen Merlet nii hästi. me oleme vanad memmed siin kahekesi. jaa, aga 3, no me oleme mõlemad märtsikuu lapsed, no mis see tähendab, siin on selline vinge värk. jälle meil on üks ema, vaata, meil on nii hea rääkida, et ema kipub märtsikuu lapsi, teie ka, kes te olete märtsis sündinud, siis ema kipub kuidagi justkui reguleerima teie elu ja tahab olla nagu kõigega kursis ja pigem on see selline asi nagu, et nabanööriga hoiab kinni alateadlikult, et siin on vaja siis teadlikult nii minul kui sinul siis lihtsalt see nabanöör nagu katkestada, et see ei tähenda seda, et ema nagu, et emal oleks midagi viga, igalühel meil on omad karmaõppetunnid ja see 6 siin ütleb seda asja näiteks, et sul on enesehinnanguga probleeme, kui palju sa peegli ees harjutusi teed, kui palju sa endaga sõber oled seal peegli ees. 6 korra ikka. Nonii, Jee. mina olen 16 korda vähemalt tunni aja jooksul, no ei ole. aga jah, see on sul valus koht, ütleme siis niimoodi. viitab see sellele. Läheme siis ametite poole. oi kui huvitav, sul on 8 siin tipus. vot teie nüüd ka, kes te kuulate, et mul on tulemas ametite peale kursus ja kui ma ei eksi, kas on 19 äkki või, ma vaatan kalendrit, 19 aprill, siis seal ma räägin ka täpselt, et kuidas teie selle kokku arvutate ja mida tuleb seal tähele panna ja mis on siis teie ameti tähendus ja kuidas seda siis ka elude numbriga nagu parlanksi visata.
vot, ja seal on teooria osa ja seal on siis ka vestlusosa, nii et kui te ei ole veel sinna registreerinud, siis kodulehekülje pealt leiate info ja siis Fienta lehe pealt ka samamoodi. paned sinna numbrite keeleotsingusse ja sealt leiab. vot Merle saab selle nüüd lihtsalt niimoodi hoovi pealt, puusa pealt. nii, sinus, mis ma näen, siis kõige tähtsam on see 8. 8 on tegelikult rahaga väga palju seotud, see on raha ja karma number. aga kuna ma sind praegu tean ka ja kui ma vaatan elude numbrit, see on 11, ehk siis see on tegelikult väga vaimne, see on meistrinumber. aga ta on selline, ma ei ütleks päris nagu vaimne õpetaja, aga ikkagi nagu vaimsuse peal peaksid sa vibreerima. aga kui see 11 ei ole veel selline nagu vaimse õpetaja energia peal, siis sa oled lihtsalt number 2, on see, kes kõigi eest tahab kõiki asju ära teha, selline alistuv, järgiandja, ja ma arvan, sa oled pigem number 2, on ju. olen jah. ehk siis peaks pürgima 11 peale, et 11 ka viitab sellele, et sul on kiirust Essu auguni, et kui sa seal midagi kavatsed teha, siis sa lähed ka nagu täie tulega peale. aga see, et kuna sa oled number 2 pigem, siis on see, et sa alistud liiga palju, lased enda üle nagu tallata ja järgi anda, kuigi ma tean, et sa juba oled paremuse poole liikumas. olen poolel teel, võib-olla ülegi isegi. ma arvan, et üle vist juba jah. ja siin, mis on siis huvitavad asjad, mis ma tähele panen, siin on 2 korda 19. tagurpidi kolmnurk viitab nendele ametitele, mis sa oled olnud siis eelmistes eludes. ja siin tulekski vaadata siis kõiki neid numbreid, aga teie, kes te tulete kursusele sinna, siis ma teile kõiki neid numbreid ei räägi, ma räägin lihtsalt ühest numbrist, mis on väga oluline. ja 8 on siis see, et sulle sobiks nii raamatupidamine, aga kuna ma vaatan teisi numbreid ka ja vaatan seda numbrit ka, siis mina ütleksin, et karma tähendab ka seda, et see on kas terapeut, coach, mentor, see, et sina pead inimeste teadlikku tõstma nagu 1 sageduse võrra või 100 sageduse võrra kõrgemale. ja ma tean, et sa oled selline inimene, kellel meeldib inimestega koos vestelda, neid aidata ja väga paljud tunnevad ju peale sinuga koos olemist nagu rahulolu. just, olen olnud. võid jagada, võta lonks vett. ahah, räägi kaamerasse. ja siis ja okei, näen küll jah, et ma olin messul Soomes ja seal ma rääkisin soolast ja mul oli kogu analüüs tehtud ja rääkisin inimestele sool ümber maailma, mitu soola ja millised on minu jaoks kõige tähtsamad ja siis ma rääkisin nendest kõikidest, siis see oli nii lihtne ja kerge, olin küll pabinas hirmsasti, mul aparaadid üldse ei läinud tööle, ma ei saanud arvutit kasutada ja pidin lihtsalt paberis näppu ajama, aga lõpuks oli niimoodi, et paber oli kinni ja kõik tuli lihtsalt sujuvalt ja ladusalt ja väga-väga hästi inimesed võtsid selle kõik vastu ja olid väga õnnelikud, et selline uus teema välja tuli. no ühesõnaga selles suhtes, et sa tajusid, et inimesed kaifisid seda, mida sa rääkisid ja sa oled üldse inimestega ju tegelikult praktiliselt igapäevaselt ka seotud läbi oma ühe töö, siis see on ka hästi selline psühholoogi ja terapeudi energia, see number 8, ehk siis see, et sa nagu aitad teistel inimestel tulla kuskilt mingist oma hädast nagu ülespoole. see, mida mina sulle õpetaksin, on see, et lihtsalt võtta endale üks liin, üks suund ja hakata sinnapoole liikuma ja hakata inimesi nagu juhendama. see on väga tugev, see on ettevõtja energia ja sulle meeldib ka tegelikult ettevõtja olla. või siis on see asi, kui sa ei ole ettevõtja, sa peaksid olema kuskil, kui sa oled näiteks tööl, sa peaksid olema sellise vastutusliku töö peal, ehk siis see, et sinu peal on vastutus, sa tunned, et mina saan hakkama, mina olen see mutrivõti. seepärast, et siin on 2 korda 19, need on ka ettevõtja numbrid ja see on see, sulle meeldib särada, sulle meeldib olla oma ala professionaal. ehk siis, kui sa nüüd rääkisid messu näite, siis sa olidki seal päike, sina särasid lava peal. see number 3 ütleb seda, et sa pead välja näitama, mida sa teed. nii nagu ma olen sulle siin ka juhtnööre andnud, siis Youtube'i peal teha, Merlel on ka Youtube'i kanal, mis su kanali nimi on? milline olen? milline olen ja ta natukene otsib veel kohta, mida ta tahab teha, aga selles suhtes juba pool võitu on see, et ta juba teeb. nii et teie ka, kes te seal kuulete kogu aeg, et ma teid utsitan, siis hakake tegema, toetage Merlet ka. ja mina igal juhul kõiki teid kannustan tegema neid asju. ja et siis see 19 ja see on 2 korda. see tähendab seda, et see on päikeseenergia, sina pead kiirgama välja. kui sina välja ei kiirga, ehk siis see, et sul on nagu hästi palju temperamenti, no minu juures sa ei saagi kiirgata, paista välja, seepärast mina paistan välja. nii, kui sa lähed õele külla, siis oled pilv, tema on päike. jah, minuga nii asjad ei käi, ma söön lihtsalt kõik ära, ma olen täna natuke selline vaiksem, aga põhimõtteliselt sina pead särama.
ehk siis kuna see on ametikolmnurk, siis on see, Mhm. et sa pead särama, sa pead välja näitama. Mhm. Sa oled oma ala spetsialist, lihtsalt see, mida ma sulle ütleksin konkreetselt, leia see üks asi, millega sa tegeled. Oma näite puhul siis ka, mul on seal ka 1,19 olemas, kui ma nüüd ei eksi. aga oli see, et kui mina enne, kui ma numeroloogiasse tulin, siis mul oli kogu aeg suur tahtmine kogu aeg nagu rääkida asjadest välja. Ma tean, sul on ka see lugu. Mhm. Ja siis mu vanem poeg, siis Robbie ütles ka niimoodi, et emme, aga sa ei saa ju rääkida ükskõik mida, sa pead Mhm. nagu mingi ühte asja rääkima, väga hea mentor Mhm. oli mulle. Ja näete siis kuidagi lihtsalt universum sättis nii, et ma hakkasin numeroloogiaga tegelema. nii et teie, kes te pikemalt juba mind tunnete, siis ma sondeerisin ikka astroloogiat, human design ja kõike muud, aga numbrid on selge pilt, näete, number paistab ja number ei valeta. Mhm. aga see ongi see, et sa võtad lihtsalt fookusesse ühe asja ja ma olen sulle ka vihjeid andnud, mida sa võiksid teha, on ju. lihtsalt otsi see oma koht ja hakka sellega tegelema, sest kaks energiat on 19-s, see on see, et kui sa leiad selle koha, sa hakkad aru saama ise, kuidas universum kogu aeg juhatab sind. Mhm. et Mhm. tee on lahti, siis on ainult minna. ja kui sa seda ei tee, siis sa põled seesmiselt ja Mhm. kilod tulevad juurde. Mhm. ja sa tegeled toitumisega, aga sa ei kõhnu sellepärast, et sul on kogu aeg mingisugused jamad. Mhm. sest siin tervise kolmnurgas see number 4 viitab ka sellele, et sa pead liikuma kogu Mhm. aeg. aga kuhu sa liigud, kui sul on siin energiat kinni nii. ja sa põletad ennast seestpoolt. ehk siis sa tahad särada, aga sa ei sära, sa oled laste Mhm. jaoks kogu aeg olemas, seepärast et sul on siin number 15, siin nurgas see on suguvõsa karmavõlg, mul on ka. mis sa naerad, see on nii jube number. ei tea kahjuks. no räägin va. Õnneks, räägi ära, noh, siis saame teada. ja 15 on sõltuvused ja mis siis meie puhul on kaassõltuvus. see on see, et sa tahad olla justkui kuuluda kuskile kellegagi koos olla ja Mhm. see, mida me teeme selle 15-ga, mida ei tohiks teha, on see, et me hakkame teisi teenindama, teiste eest ära tegema, siis tunneme ennast süüdi, et me piisavalt kiiresti ei jookse, piisavalt palju ei tee ja keegi veel ütleb ka, et oi, et aga sul on see asi tegemata ja siis sa tunned ennast täiega nagu süüdi. oi, oi. ja see on väga oluline õppetund, siin on vaja okei. õppida iseennast hindama Mhm. ja mitte nagu alistuda. ja see Mhm. muidugi on ka igasugused muud sõltuvused, noh, ma ei tea, me siin kaks õde, ega ma kõike ka teile välja ei räägi. aga noh, see on kõik igasugused sõltuvused, minul on siis selles suhtes mingeid teatud sõltuvusi rohkem olnud kui Merlel. aga ma arvan, see kaassõltuvus, Mhm. sõltuvus oma kaaslasest on meil väga suur ja oma lastest ka. Mhm. ehk siis see, mis meil sinuga mõlemil on vaja õppida, mina nüüd praegu sellega juba väga hästi tegelen aktiivselt, mul on täiskasvanud lapsed, ehk siis lapsi lasta endast vabaks õigel Mhm. ajal. Mhm. et meil on mõlemal see vajadus justkui kogu aeg hoida kontrolli all, aga siis, kui ma ei tea, mis siis saab, vot pole vaja meil kõike teada. vaat see on see lugu. nii, lähme siia ametisse korraks tagasi, sest jäid mingid numbrid rääkimata. number 9 tähendab seda, see on ka väga tugev terapeudi energia. see on see, et kuna sinul 18 kokku liites on ka 9, siis see ütleb seda, et sulle väga paljud inimesed tulevad kohe kurtma oma muresid. tulevad, jah. nii, Mhm. sul on vaja õppida seda, et sa ei pea andma nõu siis, kui sinu käest ei küsita. Mhm. sinu iseloom on selline arvatavasti, et kohe, nüüd ja nii palju kui võimalik, vaikka kui ei taha, ikka saad. ikka räägid. ikka kogu aeg toetad ja siis sul on tunne, mina õpetan, tema toetab. mina targutan ka veel. vot, et jah, et siis C9 nüüd ütleb, vaata, kui me vaatame kogunisti seda süsteemi, siis mina ütleksin, et sina oled väga hea mentor, õpetaja, suunaja, toetaja, psühholoog, terapeut, ta-ta-ta-ta. Mhm. seepärast number 3 tähendab seda, et sa pead pildis olema, sa Mhm. pead välja rääkima. 3 energia on naistele rääkimine, naist läbi naiste, siis ka laste energiaid parandada. ja see on kurgutsakraga ka seotud ja sinul on näiteks siin ka 11 kokku liidetud, on 2 on totaalselt, see on elude number, see on kurgutsakra. sa pead Mhm. kogu aeg rääkima Mhm. välja ja kuna 19 toetavad seda, et sa pead olema laval, ehk siis Saku Suurhallis võib-olla sina oled kunagi enne mind, Mhm. kuigi ma ei usu. ei tea, ära ütle kunagi, kunagi. jah, võib-olla on kahekesi, jah. hoidke pöialt. nii, 11 tähendab ka seda, et sa oled tegelikult väga kiire oma iseloomu poolest ja ka ettevõtlikkuse poolest ja kuna ma tean ka sind, kui sa ikka mingi asja pähe võtad, siis tuld, lähed ka. ja midagi ette ei jää. jah, aga mis siin 11 selline miinus on see, et kuna ma räägin ikkagi ametikolmnurgast, siis on see, et sa pead õppima seda, et kõik ei ole nii kiired nagu sina, sa ei nii, saa nõuda teistelt neid asju. kahjuks või Õnneks. õnneks. jaa, ehk siis siin mina ütlen, et sina oled väga hea esineja ja ma tean, et sulle meeldib ka esineda. Mm.
jah, ainult on see lugu, et sa pead leidma just selle oma tee, õige tee ehk siis fookust. Mhm. see, mis on sinul nagu jama ja mis on minul olnud jama, praegu on mul veitsa parem, kuigi vahest läheb ka lappama. ehk siis see, et leida see üks-kaks asja, millega sa tegeled, Mhm. mitte rohkem. ja praegu jäin lihtsalt vaatama, mis siit veel oleks selline oluline. No nii, lähme siis siia selle suhete juurde. suhete juures on siis tipus see 11, eks tegelikult on meistrinumber, see on elude number. ja see annab ka tegelikult sellist nagu vaimset liikumist veel rohkem nagu kaasa sulle, aga kuna ma ütleksin, et sinul on ta praegu kahes, number kahes, mis teeb sinust veits ikkagi sellise nõrgema inimese, ehk siis see, et sa ikkagi nagu alistud tohutult. Mhm. Et sul kogu aeg tunne, et sa pead teiste eest ära tegema. Mhm. On küll. Jah, täiesti vale. Kohe jooksen, kui keegi midagi ütleb, ta isegi ei ütle, kas nüüd või pärast või homme või ülehomme, ma teen juba ära. Ja siis, kui oli tehtud, näiteks pidi maksma maksu, nii kaua, kui tema hakkas rääkima, mul oli see makstud, siis lõpuks tuli välja, et pidi olema teine arvenumber. Ja mina maksin valele arvenumbrile, siis noh, küll sa olid kiire. Tegin Mhm. ära seda, ei jõudnud lõpuni, olin nii innukas, et mõtlesin, et maksan kohe, aga oleks pidanud lõpuni kuulama õige numbri peale, et Mm. teisel oli rohkem tööd selle pärast. Ja siis see tegelikult viitab ka sellele, et sa tegelikult väga armastad oma kodu ja alati hoiad seda nagu seda nagu kindlusena, sest number 8 on struktuur ja kord, sa tahad, et seal oleksid kõik nagu, kodu peab olema sul nagu korras ja sa, 8 muidugi viitab ka sellele, et sa oled suhteliselt kontrolliv ka. ja 7 on see, et sul on palju liikumist, sa tahad, et oleks sellist nagu mitte ainult rutiinne koduenergia, vaid see ka, et vahepeal midagi nagu tehakse, käiks väljas. ja 3 on siis selline no totaalne selline nagu perekonna hing, et ümber sinu need asjad seal kõik mulisevad on. Mhm. ja 3 on ka see lugu, et nagu jällegi alistumine, teiste eest hästi palju ära tegemine ja enda süü tundmine, ohvritunnetus on väga suur. Mhm. ja 19 muidugi see ütleb siin ka selles suhte kolmnurgas see, et sa tahad olla päike ja liider. siin, mis ma tahan sulle ütelda tugevalt, et oma elukaaslase eest ära võta temalt pükse jalast ära, Mhm. sina ole naine, tema on mees. Mhm. seepärast, et see trigerdab sind, kuna ma veel tunnen ka sind, siis naelad löön kõik sinna, kuhu on vaja, ei oota, et teine ära teeb. jah, et siis see tegelikult, see sinu puhul, see trigerdab väikese sinu iseloom väga palju, 18 on hästi sõjakas energia. ja just see, et ta tahab, et oleks just tema moodi ja, ja tihtipeale siis tulistab väga kiiresti, teeb asjad ära, isegi kui läks midagi viltu, ta teeb lihtsalt kiiruga ümber ka. ta ei jää nagu ootama. jah, aga 19 tähendab seda, et sa tahad särada ka oma kodus, aga sina säragi siis nagu naisena, naiselikkusega, aga mitte see, et sa ei pea olema nii mees kui naine. Mhm. et sinu puhul ma tean, et sa oled võtnud mõlemad rollid. jah, 15 on siis ka see, et sa oled seksuaalselt selline ja sära poolest seksuaalne sära, ütleme siis niimoodi üleüldse. sa paistad silma inimestele, sa oled selline säraküünal, ehk siis sinuga on tore, sinuga on väga lõbus, sa oskad seda perekonnaelu teha ka selliseks hästi nagu kihvtiks ja vaheldusrikkaks. aga see viitab ka sellele, et siin võib olla just see totaalne nagu enda hävitamine, Mhm. alistumine, teise jaoks olemine, Mhm. ohvriseisus olemine. ja see on tegelikult kogu elu sul siis see õppetund. sest see on suguvõsa karmavõlg siin ja meil on see samasugune. ja ohhoh no vot, ehk siis see on tegelikult selles suhtes see tunniajane, see tähendab ka seda, Merle praegu kuulab kogu aeg kõrvad ammuli, aga siis üldiselt ma süvenen kuhugi nagu ühte kohta. aga ma kindlasti käin vot tiiruga niimoodi sellised kohad, mida ma nagu näen väga võimsalt. Ehk siis tervise puhul ka see, et kõik need ilokalud, kaaluprobleemid, mis siis on, me oleme Merlega mõlemad sellised toredad joo-jootajad, et ikka vahest hoiame jälle näpu pulsi peal teineteisel ja jälle siis proovime siin võimelda ja teha igasuguseid asju või kes mis toitumist teeb. aga samas me saame aru, et niikaua, kui me võtame kogu aeg vastutust oma perekonnaliikmete eest, siis mitte essugi ei juhtu. selles suhtes, et me peame õppima pigem seda, et iseennast nagu hindama. ja 15 kokku liidetult on ka 6, mis tähendab seda, et enesearmastusega on meil vaja tegeleda. Mhm. ehk siis peegel peaks olema sõber, mitte ainult meikimiseks ja mõlemad oleme kehvad meikijad. mina nüüd ei ühte, ei üldse, ei üldse ei üldse, meigi, ei üldse. mina ikka meigin, aga Mhm. nii, siis jah, ja vaataks nüüd sinu hingetee missiooni. see on siis selline, vaata kui huvitav, mina olen 16 päeval sündinud. tead, mis selle järgi mina ütleksin niimoodi, ma natuke nuputan, kuidas seda ütelda.
ehk siis jällegi ütlen see, et kuna Merlega eksprompt siia tulime, et selleks, et natukene nagu väga põhjalikult ma tahangi, et te küsiksite konkreetselt, mis teema teid huvitab. ma teen oma õppematerjalidest lahti, et ma mitte millegagi ei eksi, aga siit puusa pealt ma nüüd virutaks selle nüüd niimoodi. ehk siis sina sobiksid väga heaks terapeudiks, ehk siis 8 on karma ja ka rahanumber. See tähendab seda, et sinu üks ülesanne on see, et luua töökohti ehk siis läbi sinu, ehk siis see viitab sellele, et võimalikult palju delegeerida asju, neid, mis sulle ei meeldi. Esiteks juba kodus hakata pihta sellega, oma laste treenimisega ka. ehk siis kõik köögis toimetused, mis siin on, sul on juba suht suured lapsed, delegeerida neid asju. et ise siis vaatad, kuidas sa delegeerid, aga noh, ma ütlen, üks võimas asi on see, ma ei tea, kas te kasutate nõudepesumasinat, et aga lihtsalt see, et igaüks peseb oma nõud kohe ära. või on teil nõudepesumasin või? masin. masin, noh, ühesõnaga teha mingi süsteem, on ju. nii, et üks teeb ühel päeval, teine teisel päeval, kolmas kolmandal päeval tühjendab ja paneb ära. no ühesõnaga sellised asjad. ja samas ka tööasjus, et nii nagu ma nägin, et sa oled tegelikult ettevõtja hingaga, kui sul on ettevõte, siis seal peavad olema hästi nagu lepingud peavad paigas olema ja siis struktureerida. samas nii nagu mina olen ettevõtja, siis mul on mingid teatud asjad, mis mulle ettevõtte puhul ei meeldi nagu teha. no esiteks raamatupidaja, mul on selleks raamatupidaja. teiseks on lihtsalt teatud mingisugused videote tegemised, mis mul on näiteks rasked, siis ma olen ka delegeerinud ära. sellega seoses sul on rohkem aega nagu oma loomingu peale, sest sa pead kogu aeg nagu välja näitama oma asju. ja samas on see hästi tugev karmaõpetaja number, see tähendab seda, et sina kuidagi, sinu ülesanne on teiste inimeste seda teadlikkust tõsta kõrgemale. ja 16 on see, et sa oled oma elus selline, kes alustab ja lõpetab, tekitad aeg-ajalt endale kriisiolukordasid, noh, mina olen 16, on ju lihtne rääkida ja ema on 6. Super. Tarmo on 8. ei, on 26. sosistasin ehk siis sa saad aru, sellised energiat liiguvad sinu sees. Yeah. ja no vot, siis tegelikult ma ütleksin teile niimoodi ka, mis ma siin ikka sosistan praegu, et kui siin nendest numbritest te näete oma tuttavadelt, kes nendel sünnipäevadel on sündinud, siis nendest te saate ka mingeid väikseid vihjeid, et oi, 116 küll. oi, see on oivaline, see on üks kõige maailma parem ehk siis tead, mis 16 on see, et sinu iseloom on, sinu iseloomu sees on ka tuumik, ehk siis mis see hingemissioon on see, et mis on sinu kõige suurem ülesanne siin maailmas, on see, et kui sa näed, et midagi sinu elus ei toimi, siis sa pead selle ära lõpetama, seepärast et sind ootab selle ukse taga midagi uut. ehk siis see, mis sinu elus nüüd praegu vaata toimis, siis see oli vaja ära teha, seepärast et nüüd sa said aru, et aga sa pikendasid seda lõpetamise perioodi hästi pikalt. raske oli pikendada ja ei, raske oli lõpetada. aga nüüd sulle antigi lihtsalt see õppetund, vaata, ja siis sa pididki aru saama, et okei, järgmine kord, kui ma tunnen, et midagi mul enam ei toimi, noh, sa oled ettevõtjana ka ju olnud, on ju, sa pidid ju lõpetama. ehk siis 16 annab sellise asja, et sa teed lihtsalt naksust, alustad 0-100, sa oskad seda teha. ja kui tunnetad, et midagi ei sobi, lihtsalt kohe lõpetad ära või delegeerid lihtsalt edasi. ja ei lase lõpuni minna. ehk siis need on tegelikult ka see, et väga tugev ettevõtja energia, ehk siis töökohtade loomine, delegeerimine, rasked asjad enda pealt maha ja samas ka see, et tunnetada, millal on nagu lõpp ja millal on see, et nüüd on õige aeg alustada. ja number 6 on enesehinnanguga seotud, ehk siis see, et armastamise õppimine ja samas ka see, et kui see on meie hingemissioon, me peame alati teistele midagi edasi andma. ehk siis see, et vaata, kui me vaatasime ameti kolmnurga tippu oli ka 8, eks ju, siis see 6 viitab sellele, et sa tekitad mingisuguse sellise teadmise teistele inimestele, et sa tõstad teiste inimeste enesehinnangut. no ütleme see, et sa teed ka rütmipikendusi, sellega sa ka tõstad. aga no vaevalt, et sa 80-aastasena rütmipikendusi paned. ma väga loodan, et sa ei tee enam seda. ja kuulsite jah? me oleme mõlemad rütmipikenduste panijad, et mina lõpetan nüüd märtsis ära sellega, et aga ma lihtsalt tunnetan, et kuna mina olen vaimne õpetaja, siis teiste koodidega siin, siis mina pean ainult õpetama ja juhendama ja aitama inimesi siis, kui nad selleks valmis on. aga sinul on samamoodi vaja see koht sinna, mis 8 on ka veel see, et see on kontroll. ja siis, kui me lähme nüüd siia, siis 8 on ka siin. see tähendab ettevõtja number ja 8 on see, et mitte mingil juhul ei tohi kontrollida. peab delegeerima. tegin kontrollisin jah, see oli, pärast läks iseenda, endal oli ainult ajud krussis, sellepärast et tahtsin panna kaamerad igale poole ülesse, et vaadata, mida teised teevad ja mis kell teevad ja siis mõtlesin, et issand jumal küll, et kuidas on niimoodi võimalik ja ostsin kõik aparaadid kõik ära ja lõpuks mõtlesin, et issand, millega ma tegelen, mille jaoks mul seda vaja on, mitte kuskil ei olnud vaja, lihtsalt tuli tunne, et ma pean seda tegema. no mille jaoks?
jah, sest pigem on see, et õppida usaldama jah, ja kontrollima selles suhtes iseenda teistmoodi tundemaailma. kontrollima, mitte usalda ja kontrolli, pane kaamerad üles, vaid usalda ja kontrolli nii, nagu asi on lihtsalt. ja 8 on tegelikult kõige suurem selline nagu delegeerimise number ja see on sul siin ametite koha peal ja see tegelikult on sul hingemissioonis ka number 1. see on delegeerimine ja pigem mina, mida näen selle kombinatsiooni juures, on tegelikult teiste seda nagu hinnangu tõstmist läbi nende karma taset nagu Mm. tõsta. ja noh, mulle meeldib küll alati möödaminnes võõrale inimesele ütelda alati midagi väga head. näiteks, et issand, kui ilusad juuksed sul on, siis talle mööda, oi, ma pole pesnud neid mitu päeva, mis sest, et nad on ikkagi ilusad. mm, tuleb selline kohe, talle kohe tõuseb, selg läheb sirgeks, läheb kohe edasi või poes ütlen kassamüüjale, et issand, kui armsad kõrvarõngad. oi, ma käisin second-hand'is ja ostsin need, see on kellegi tehtud, mis on väga hästi sobivad sulle, kohe läheb töö palju ludisemalt ja sul on endal ka hea olla juba, kui jah, seda on ju just sellised ootamatud head ütlemised annavad nii palju energiat nii endale kui teistele. mm. sest samas noh, ma ütleksin ka niimoodi, et see ei tähenda seda, et sa elus ei tohi teha mingisuguseid teisi töösid. tavaliselt siis, oota, kui vana sa oled nüüd? sa oled 47. 47. jah, ossa, vaata kui huvitav, ma kohe räägin sulle asjadest. jaa, mul jäi Mhm. juba, jutt jäi vaikseks. ma hakkasin numbreid vaatama, järgmiseid numbreid. ehk siis see tähendab seda, teate, kui huvitavad asjad on meil, ma veel räägin, meil on veel aega, on ju. Mhm. no ma ei tea, kui palju. siit selle järgi nüüd. Ja siis selles suhtes, et mis veel tasub siis tähele panna, vaata siin välisringis on siis sellised numbrid. Väga palju numbreid. 46, 47, sinu aasta, vanus nii, nii. ja, praegu üks sesong lõpeb. ja nüüd sa oled 47 on ja sa liigud 48 poole, sul on Aa. 10. 10 on õnneratas ja kusjuures praegu toetab ka 2026 on 10 energiaga, no siis ütleme lihtsas keeles on see number 1. tupla. Jaa, aga see siin tähendab sulle seda, et kui sa sellel aastal ja ma tean ka, et sa juba muutsid oma elu teistsuguseks, siis sulle avanevad võimalused, ehk siis nagu krookus, saad aru, mingisugune lill avaneb, ütleb nii, Merle, ole hea, 10 on alati universumi kingitus sulle, kui sa oled atra õigesti seadnud. ja 46, 47 on siis see asi toimunud, et sa hakkasid särama kui päike, sa hakkasid lõpuks ometi aru saama, et ma pean elus tegema midagi teistmoodi. nii oli. jah, ja 10 on siis see ja 48, 49 viitab sellele, et sul hakkab väga kiire olemine, sa hakkad midagi tegema, vaimselt hakkad teistmoodi asju tajuma ja samas on see, et sul võib avaneda intuitsioon. ehk siis ta on sul niikuinii kogu aeg olemas, aga lihtsalt see kanal avaneb. ja 50-aastaselt on sul see võimalus, et sa oled kas laval või sa oled lõpuks jõudnud sinna, mida sa pead tegema, see on sinu säramine. kõigest 3 aastat veel jah, või varem. jah. Siis siin 11 viitab ka sellele, et sul on väga palju suhtlemist sellel aastal. eks uued tuttavad võivad tulla. 51, 52 hakkad midagi õppima ja väga palju selliseid, no ütleme, 5 energia minu jaoks on alati see, et nagu vasikale tehakse uks lahti, öeldakse, et jookse, kogu maailm on sinu. ja siis sa jooksed selline keel suust väljas, ei tea, kui joosta, siis siin on vaja fokusseerida. ja 22, nagu me oleme siin rääkinud, siis see on intuitsioon, siis on või toimub kanaldamine või see viitab ka sellele tegelikult, kui sa nüüd vaimsuse poole seal väga liikuda ei taha, kuigi sa peaksid liikuma, liigun küll sinnapoole. see tähendab seda, et sul tuleb midagi täiesti uut, 52, 53, siis siin on nüüd selline asi, et ajada kõigil teil veel pead sassi, veel rohkem, siis on vaja vaadata, mis on isiklik aastaenergia, mitte nüüd selle järgi, see ütleb konkreetselt sinu sellest süsteemist, sellest sünnikaardisüsteemist tuleb ja see on siit hästi kihvtilt vaja saab vaadata. samas, mis on nagu huvitav, kui tahaks nüüd vaadata, siis sul on nüüd 47, 48 on 10. Nüüd läheme siit tir tagasi. sul on olnud 10 energia, 36, 37. kui sa lased veitsa peast läbi, sa saad seda hiljem kodus teha, sa saad sellest pildi võtta, lased lihtsalt kodust läbi peast, et oi, aga mis mul siis oli. ja vaata, 50-selt on sul 19 energia, sul on olnud 19 energia, 46, 47. kas võis olla mingi uus töökoht, võib-olla elukoht, mida iganes, kus sa said olla nagu särada. 19 on sul olnud 35-aastaselt ka, see võib olla, see oli ka elukoha muutus. ja see võib olla ka selline, et just, et sa pidid nagu, sa said teha nagu mina, kõik on nii, nagu mina tahan, vaata, 19 on see totaalne päikeseenergia. siis me tulime Soome, Kätrina on 15, siis seal ma hakkasin ka tegema alles ripsmeid ja ma saingi särada niimoodi, et ma sain välja teha seda, mida ma kätega tahan teha, nagu anda inimestele head. mm. -hmm. siis hakkas mu ripsmete aeg pihta.
no vot ja siis on 10 viitab ka sellele, et rahaliselt hakkavad kõik asjad hästi minema. Mm. Alright, ja siis üks asi, mida on vaja veel kindlasti vaadata, on see, et siis sünnipäev, kuu on vaja kokku liita omavahel ja siis ka see jooksev aasta 2026, ehk siis kui liidame kokku 1 + 8 + 3 + 2026, saame 22 × 4, okei, ma tahan teistmoodi liita. Ma tahan jõuda ühe numbrini. ehk siis 22 on ka vaja meeles pidada. ehk siis Merle puhul on see, et kui liidame 18 päev ja 3 ja siis 2026 kokku, siis me saime 22. ja siis liidame veel teistmoodi, ütleme siis 18 on kokku 9 Mhm. pluss 3 pluss 1 ehk siis 2026 kokku on 1. Mhm. Merlot oli 13. nii, mis need numbrid mulle ütlevad? See tähendab, 22 ütleb, et sellel aastal, su isiklikul aastal on midagi uut, midagi täiesti uut, ehk siis on selline energia, et noh, kuna ma juba tean ka su elu, on ju, siis ongi see, et midagi uut, mida sa nagu kardad, aga sul on tegelikult sõbrad ja toetajad olemas, et sul on vaja lihtsalt usaldada oma intuitsiooni. 22 on väga tugev intuitsiooni number. Ja see on see, et see kõik uus on sulle millegi jaoks vajalik, et sa õpid sealt midagi, aga sind kogu aeg toetatakse. Mhm. ja 13, mis tähendab seda, et mingisugune vana asi lõpeb ja uus hakkab. Kui 13 ja 22 kokku liita, lihtsalt 22 kokku on 4, on ju, 13 kokku on ka 4. Ehk siis on 4. See on sul totaalselt tööaasta. Mhm. Ja lahkuminek on garanteeritud siis, kui on oma suhetes on mingisugused asjad nagu viltu läinud. Eks kui juba eelnevatel aastatel teil on mingid asjad nagu jamad, on ju, teie ka pange siis tähele, kui te ikkagi seda suhet ei taha nagu lõpetada, aga kuna Merlel siin liitsime kokku erinevate numbritega, siis 13 viitab alati sellele, et mingi asi lõpeb ära. No kas siis töökoht lõpeb ära või Mhm. siis, aga suhetele alati see number 4 aasta annab mingi paugu, et kas nii enam jätkata ei saa, nagu me jätkasime, või siis lihtsalt igaüks läheb oma teed. vot, ja Minu siin puhul läks igaüks oma teed. jah, Melle puhul läks niimoodi. ehk siis sul on järgmine aasta, isiklik aasta, siis 2027, sul hakkab see 18 märts, siis on number 5 ja see viitab siis sellele, et on hästi palju suhtlemist ja hästi palju uusi inimesi ja vaata, kui me nüüd vaatasime siia ka 48, 49, siis on see suht kiire aeg. Ja see isiklik aasta number 5 ka toetab seda. Mhm. vot siis mul oli siin aeg ja me tahaksime tundi kuidagi sisse mahtuda, et me üle siit ei räägi, seepärast et tavaliselt see vastuvõtt on mul ka siis tunniajane. et seal koduleheküljel www.numbritekeel.ee saate siis seda vaadata. see on selline videokohtumine. vot, siis vaataks ühte asja veel, mis mulle väga tegelikult meeldib, on see Pythagorase ruut. Mhm. tead seda, ei tea? Ei. ei tea. nii, ma panen siis siia ülesse. ma arvan, et ma võin näidata Ja seda. ei ole saladus. 79. see, mis ma nüüd teen, siis ma teen seda, issand, oota, ma lõpetan selle ära. selle asja siia. siis ma teen, nüüd hakkan tema neid andmeid panema siia ruudu sisse. nii palju nii kaua räägi Mhm. minu seltskonnaga siin, meie seltskonnaga. jah, teen seda kõike nagu esimest korda ja on päris huvitav olla siin koos õega ja samas ka sellise inimesega, kes oskab väga palju numbritest rääkida. kõige rohkem numbritest tean seda, et koolis number 2 oli väga paha ja number 5 oli väga hea ja nüüd, kui Soomes oled, siis numbrid kõik muutuvad, koolinumbrid, et siis on 10 väga hea. aga jah, igalühel on oma tee, mida mööda minna ja minu teel on küll väga palju selliseid haarasid, et täpselt ei teagi, kuhu poole veel minna. otsin kohta. otsi kohta, kus sa saad ja lükka teine sisse. mis te naerate? vaat kommenteerige oma lood siia. Mhm. Siis ma näitan kõigepealt sulle, siis kuidas ma tegin, näed, siis ma tegin niimoodi, et otsisin siis sinu asjad, see peab olema siis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mhm. vaatasin, mis numbrid sul on. nii, nüüd ma näitan teile ka, mis ma siis Merle asjadest kokku sain. no siis sa näed Merle ka sealt ja on ju. näen väga hästi. ja ehk siis Merlel on 2 ühte, panin siia, 2 ühte, siis on 2 puudub, siin on punktikene, siis tal on 1 3, siis tal 4 puudub, 5 puudub ja 6 puudub
ja 7 on tal olemas, 8 olemas, 9. Ehk siis ma tahan sulle siis ütelda, mis on hästi kihvt asi. sul on tegelikult rikkaks saamise kood, võimalus olemas 7, 8, 9. ehk siis kellel on olemas siis nende oma sünnipäeva, kuu ja aastaga kokku, siis see kombinatsioon 7, 8, 9, siis tegelikult teil on justkui rikkaks saamise selline kood. mis sa kekkad, sa ei ole ju mingi rikas. milles probleem on? probleem on siis need augud, punktikesed, mis täitmata on. nii, 2 ühte viitavad sellele, et sa oled üsna enesekindel, see on ego number. jah, et see on hea, et sul on 2 korda seda, selles suhtes, et see viitab sellele, et kui sa ikkagi midagi väga tahad, siis sa saad ka seda. Väga lihtsalt. jah, noh, väga lihtsalt vaatame, üks räägib veel. ja siis on see lugu ka, et vahest lihtsalt peab kontrollima, et su ego liiga kõrge ei ole. et teistega peab arvestama ja see, et üle ei tohi ronida. minul on ka 2 ühte, oi kuidas vahepeal võitlen sellega. vot see on see koht, vaata, kus nagu tahaks, et teised teeksid ka samamoodi, miks nad must aru ei saa ja ta-ta-ta-ta-ta. Jumal kaua võib ja ja siis lähen teen ära. 2, mis on puudu, on see, et ei räägi välja oma tunnetest, ei räägi oma asjadest välja ja ei räägi selle eest välja, mida sa teed. Mitte väljarääkimine ei tähenda seda, et oma elukaaslasega üks asi, mida noh, sind tundes jällegi ka see, et peab tunnetest ka välja rääkima. ehk siis kõik, mis sees nagu ei sobi, ei klapi, kõik lihtsalt välja rääkima. tihtipeale teiega, kallid naised, mehed, kes te seal nüüd vaatate, siis eriti kelle 2 ei ole seal sees, siis on see, et me tõmbume enda sisse, ei ütle neid asju välja, aga et kuigi peaks tegelikult võtma aja maha ja rääkima, tead, mulle see ei sobi, et mina nii ei taha. väga raske seda teha. jah, aga kuna sinul on olemas see rikkaks saamise kood, siis mis see 2 tähendab? tähendab seda, et laval esinemine, kurgutsakra, ehk siis sa pead rääkima, sa pead jagama kogu aeg seda, mida sa teed. minul ka 2 puudub, mina pean välja rääkima. number 3 on see, et sulle meeldib esineda, sul loovus, sul meeldib käsitöö, sul meeldib mingid asjad, miks me lipsime pikendusi paneme, sellepärast et meil on 3 seal olemas. ja meil meeldib see nikerdamine ja see, et mingi tulemus on ka väga hea, aga 3 viitab ka sellele, see on nagu selline staari, pigem võib-olla ütleme pehmelt viisi sinna eputamise asi, et me tahame, et meid nähakse. ja siis on see asi, mis tihtipeale on, me tahame, et meid südames nähakse, on ju, aga ei tee selleks mitte midagi, seepärast et me kardame ka kriitikat, et oi-oi-oi, et ei tea, kuidas midagi öeldakse. ja siis samas, et me oleme märtsikuu lapsed, siis meie ema on tavaliselt hoidnud meid kontrolli all, et me räägime siis, kui kana pissib, on ju, ja siis meil ongi kinni, kui räägin. kas kana ei pissi? rohkem jah, räägi. kana kunagi ei pissi. ja siis me siin 8 täiskasvanud memmed, naised siis toetame teineteist, et nüüd on aeg rääkida. vot, ja nii ongi. kana hakkas pissile. jah, nii, mis sul siis veel puudub, järgmiseks on 4. 4 tähendab seda struktuursüsteem ja plaan, kuhu poole liikuda, siis see ei hakka mitte kunagi aktiviseeruma, rikkust ei tule siia, kui sul ei ole korda ja süsteemi. nii, ehk siis see tähendab seda päevakord, siis paned endale plaani täitsa kirjalikult, et mida sa näiteks mingi teatud päevadel teed. minul on üks väga hea süsteem, kohe ma nüüd samal ajal räägin, näitan, jah, vaadake. vaadake, mitte siis ma räägin nüüd jälle, näitan seda, mul on kalender, sul on ka mobiiltelefon, on ju? on. näed, mobiiltelefonis ma kunagi kartsin väga seda kalendrit. noh, täna on vaba päev, hui on, sinuga räägin juttu, teen tööd. ootamatu töö. aga see on nii armas töö, mulle see meeldib. noh, ehk siis mina panen siia kalendrisse kõik asjad, kellega ma kohtun, mida ma tegema pean ja nii edasi. ja siis teises kalendris mul on afirmatsioon, näiteks tuleb iga hommiku, kuidas ma siis mõtlen ja kuidas ma ennast toetan. ehk siis luua siis selline või siis käsitsi täitsa üles kirjutada. vot sellised asjad mind hullult segavad, need pudid kogu aeg tahaks nagu seda ära võtta. vot, näed, omad jamad. ja nii, lähme siis edasi, ehk siis kui sa neid punkte toimetama ei hakka, ehk siis välja rääkima ei hakka, need asjad juba, saad aru, need logisevad, siis see mitte kunagi ei lähe käima. just. ja siis 5, mis on see 5, mis siis kuus varbad suust, läks nüüd edasi. automaatselt läks edasi. 5 tähendab suhtlemine. ei suhtle üldse. opa, nägid, kurina. kuu aega ei räägi juttu. minu arust see on normaalne. kui mina ei helistaks, siis teate, Merle ei helista. vot nii. ja siis jalgrattaga ukse taha, siis vaatab, mis sa siin teed. täna ta nii tegi mulle, rääkisime juttu, ma mõtlesin, ma helistasin talle veel, ütlesin ka, et oi, helistasid mingi päev, et ma ei saanud rääkida, siis helistasin ka, no ei helistanud, noh. kui mina ei helista, siis Merle ei helista. no vot siis, aga see on tõsiselt, see on kusjuures 18. päeval sündinute probleem, et te lähete nagu oma koopasse.
üks kõige jubedam asi, mis üldse on, mida te endale teete, on see, et hakkate mingit seriaali vaatama. Ja see ei saa aru üldse. ja te lähete nagu oma väljamõeldud maailma, siis üks asi, mis on ka see, et 18, et teil on sellised sõbrannad, tuttavad, kui teil on keegi, siis see on väga teile nagu selline südamelähedane, te lähete täiesti tema murede sisse, te sukeldute sinna, et neid päästa, te olete elupäästjad. Pigem peaksite ennast päästma, aga te selleks, et mitte endaga tegeleda, te lähete kellegi teise murede sisse. Ja kui teil ei ole sõpru või tuttavaid, kelle muresid lahendada, siis te võtate lihtsalt seriaalid ja lähete sinna sisse. Ei upungi sinna nende probleemidesse. ja see on nii lahe ju. Ja siis veel õde ütleb ka, tunneb uhkust, ta vaatab ühte seriaali mitu korda. Jah, muidu ei saa aru vaata. selle asemel, et minu kanalit vaadata. vot nägite, ei ole kõige truum kanali võta jälgija. küll aga järgi, kohe vaata. jah. Siis number Õde 5 käsib. on see, et peab suhtlema ja vahest on muidugi see, et mis 5 miinus on see, et kukud nagu õpetama ja targutama. aga noh, kuna sul see on ikkagi arenemata, siis tähendab seda, et sul on vaja rohkem suhelda, rohkem avada uusi väljakutseid, mingeid teatud koolitusi, kursusi võtta, mis sa tunnetad oma intuitsiooniga, et vot see aitab sind nagu edasi. siis siin tuleb tähele panna seda, et sinu ametikolmnurkades oli kõik need numbrid kokku, mis ma vaatasin, oled sa ikkagi nagu terapeut, coach, psühholoog, teiste inimeste aitaja. see kõik, mis sa nüüd siin vahepeal teed, need see töö, kuhu sa nüüd läksid ja kõik muud asjad, need on sulle arengu jaoks nüüd mingi etapil vajalikud. ja, aga siis see, et see hingemissioon hakkab tavaliselt siis meil aktiviseeruma 45-aastaselt. sina oled juba selles eas. ehk siis siin oli vaja siis kõik need protsessid, mis isiklikus elus toimusid, need olid õppetunnid ja sa hakkad vaikselt nüüd kogu aeg ennast tunnetama, kuhu poole sa lähed. järelikult see, kuhu sa läksid nüüd praegu mingisse töösse, me ei pea seda ütlema, kuhu sa läksid, siis seal sa võib-olla nüüd kohtud mingi teatud inimestega, kes sul on edaspidiseks elukäiguks vajalikud. ma olen suht kindel. Võimalik. aga noh, seda elu näitab, sest universum alati toetab meid ja sul oli inglite toed olemas seal sünnikaardis, need 7 ja sul oli 10, mis on siis ka ja sul on see aasta nüüd on 10 aasta seal selles sünnikaardis, mis oli. järelikult universumil on sinuga mingid omad plaanid. ütleb ainult kogu aeg pea avatuna hoida ja siis usaldada protsessi. siis mis on number 6? 6 on see, et 2 varianti, mis ma ütleksin, on see, et kas selline enesearmastuse puudus ehk siis see, et alahindad ennast, mis nüüd mina on ju, ja enda võrdlemine teistega ja teisalt on see asi, kus võib kippuda nii, et sa hoiad nagu liiga kodu poole, et kas sa oled kodus või siis ei ole kodus, 2 varianti ka, sellist varianti, et sa peaksid leidma ka seal selle nagu tasakaalu. ehk siis, aga väga palju see trigerdab seda, et kui näiteks nüüd Merike käsibki tal teha, et sa pead hakkama Youtube'is oma asju tegema ja siis see võib hakata trigerdama, mis nüüd mina. no vaata, mis ka ma välja näen, on ju. et siis mul on see ja see ja see. unusta ära, näedki välja nii, nagu näed. et kuigi Merle on väga enesekindel tüdruk, aga noh, trükivigu on meil ju kõigil sees, eks ju, minul ainult ei ole. okei. mis ta valetas või? nii, 7. 7 on selles suhtes, et sa ei karda mitte mingisuguseid väljakutseid, mida hirmsam on, seda kihvtim on, kuigi Youtube näiteks ikkagi venib nagu kumm, aga ma ise arvan, et sest ta on nii lihtne. see on liiga lihtne. ei ole vaja teha, on nii lihtne. ja mis ma ikka hakkan jah, teadma. jumal, see me ei toju üldse mingit. mis ma ikka. tuld ei ole vaja teha. Action'it ei ole, probleeme ei ole. ja okei, Huss, nii. keegi ei ütle mulle pahasti. ja 7 tegelikult viitab ka sellele, et sul on väga tugev intuitsioon sees olemas ja siis ütleme, kui nüüd rääkida esoteerika numbritest, 18 on juba ise väga valmis esoteerik ja vaimne inimene, et sina peaksid juba selle 18 päeva järgi tegelikult tegelema vaimsusega. ehk siis sina ei ole mingi täiesti tavaline tehase tööline või poes müüja, see ei ole see number. et sinu töö on kõrgem ja sinu rahakanalid avanevad siis, kui sa hakkad tegelema sellega, milleks sa oled loodud, ehk sina oled loodud vaimsuseks, teiste inimeste aitamiseks. ja nii kaua, kui sa teed vot neid asju, mida sa praegu teed, ehk siis needsamad ripsmetega tegelesime, siis see asi, kus sa praegu oled, nii kaua, kui sa oled nendes asjades kinni, kuigi ripsmetega sa juba oma vaimsust avad kogu aeg seoses klientidega. ja seal sa saadki tegelikult, sa teedki seda selle jaoks arvatavasti, et sa saad selle rahulolu tunde. ma kanandlan seal töö käib mul kogu aeg. ja, ehk siis seal juba justkui teed õiget asja, aga justkui tegelikult sa ei tee ka, seepärast siin on vaja. lühikene aeg.
ja seal on vaata see asi, et seesama rahaline tasakaal peab tulema sulle õige töö eest, Mhm. aga sa saad raha ju saad tegelikult lipsmete paneku eest. Mhm. ehk siis see ei ole see, et näiteks Mhm. nii nagu mina nüüd, kuhu ma olen jõudnud, et ma analüüsin inimesi ja see on see rahaline tasakaalu Mhm. panus, mis siis toimub, et see on nagu minu õige töö eest on nüüd see asi. Ja enne see kui ma, on. enne kui ma olin koristuses, siis ma ei saanud, siis mina ei Mhm. pea olema ärinaine nagu selles mõttes. ärinaine küll, aga ma pean olema vaimsuses, nii nagu sinagi. Mhm. Siis 8 viitab seda, et sul on see raha, armastuse energia täiesti olemas. ehk siis, kui sina otsustad raha teenima hakata ja sa nagu teed mingisugused teatud tegevused, on ju, vot siis hakkab sul 4 tööle, struktuur, vot teen sinna salongi, selle teen selle, kõik asjad kohe. vot see 4 hakkab sul siis tööle. Mhm. aga kui 4 nagu laperdub selles suhtes sul üldises elus seda nagu 4 ei ole, siis tuleb nagu ooti tuleb sulle, et nüüd Mhm. tuleb teha mingi süsteem, see asi sellel päeval, siis tulevad need appi ja nii edasi. aga ta peaks olema kogu elu sul nagu niimoodi Mhm. päevaplaanina peaks ta olema. mul on puudub järjepidevus. Mhm. ma teen küll kõike, võin kuu aega tõmmata, aga siis järgmine kuu on mullis istumine ja siis Merike mõtleb, miks ma ei helista. Mhm. Nagu tahab ja ei taha ka. Mhm. ja, ja 2 9, mis siin taga on siis see, et sa ei pea kõiki aitama, sa ei pea kõikide eest midagi tegema, samas on see, et lihtsalt kui sa tunned, et sa hakkad üksindusse jääma, endasse kinni jääma, siis need 2 9 siin ütlevad, vaata nagu 18 ka, nii, et sa sukeldud oma maailma. lihtsalt, väga lihtsalt. jaa, aga sa pead rohkem nagu avatud olema, aga see ei tähenda seda, et sa pead liiga olema, parasjagu ja siis olema nagu naudi lihtsalt seda hetke endaga ka, aga mitte sukelduda nagu sinna oma seebikatesse, mis võtavad lihtsalt sinu reaalmaailma, võtavad lihtsalt sukeldud ära kuhugi, Mhm. peidad ennast ära. ja ma ärkan küll mingi aeg, aga siis ma nagu kustutan selle ruttu ära kustukummiga, istun edasi selles mullis, et peab reageerima. ja siis pigem ma ütleksin niimoodi, et sa peaksid süvenema sellesse, et kui sa tahad üksinda olla, siis pigem joonista see, mida sa hakkasid nüüd tegema. jah, kanal, kas sul oli Youtube'i kanalil ka juba üleval see mingi joonistus või? ei, mul on see Milline olen, ma panin sinna. milline olen on siis see Youtube'is? jah, Youtube'i kanal on see Milline olen ja seal ongi Milline ma olen. Mhm. räägin kätest, räägin käejoontest, teen joonistusi ja räägin muidest asjadest, mida tuleb siis. no ehk siis see selles suhtes on hea, et kui sa vaata süveneksidki sinna kas piltide tegemise või käejoonte lugemisse, siis see ongi see, et kus sa nagu tegelikult üksinda praktiseerid seda, selle asja sees oled ja see hakkab sul nagu selles suhtes energeetiliselt tõstma sinu seda taset. ja see, mis on hästi kihvt, kõik siin naeravad, mina ikka rõhutan Nõukogude naised, eks ju, me oleme sündinud 1900, jah, 1900, ehk siis teate, meie sisse on ju kodeeritud see ettevõtja ehk siis päikseenergia ja sina ka, kes sa praegu vaatad ja mõtled, issand jumal, mul on ka 1900. no vot, nii ongi, ehk siis tegelikult me peaksime särama väljapoole, sest vastasel juhul me lihtsalt põletame ennast seestpoolt. Vot, ja vot neid asju kõike siis näiteks veel, kuidas igasuguseid asju siin lahendada, vaadata, me saaksime vestlusõhtutel teha, mis nüüd hakkavad olema Zoomi teel. ja siis iga kuu viimasel pühapäeval ma seda organiseerin ja seda saab ka registreerida sinna Fienta kaudu ja saab siis kodulehe kaudu. et siis enam selliseid füüsilisi kohtumisi, nüüd Siri Linnus küll on viimane jälle, siis iga kord mõtleb viimane, aga 28 aprill ja siis tegelikult on juba 26 aprill on siis Zoomi kaudu meil kohtumine. et siis on, ma võtan iga kord mingi teema ja siis vastan teie küsimustele ja siis ka kindlasti siin Zoomi kaudu lihtsalt hakkame arutama, tegema ja siis kes seda teab, mis sealt välja tuleb. vot. ja siis on nii palju uusi asju, mida ma olen õppinud täitsa pekkis, lihtsalt illu sa ei kujuta ette. millal ma teada saan? vot ei teagi, millal sa teada saad. Zoomis. kas sa tead oma edukuse koodi ka või? Ei mäleta enam. vaatame kähku seda ka, mis meil jah, kell on, meil 2 minutit. on Samait. edukuse kood siis on 9 3, siis 1 + 9 + 7 + 9, 26 7, see oli 8, issand jumal, need olid ju sealt. Jeesus Maria sünnikaardi, selle sünnikaardi pealt ju saab need asjad ja see oli 8, see oli 2 ja see on siis 4 ma va- pean ka sind vaatama, sa vaatad ka, mis nad mõtlevad, et jah, mis see tähendab. jah. pappi nagu muda, ma ütlen. muuda allvel. ja siis oota, ma nüüd vaataks niipidi. no praktiliselt kõik, mis rääkisin, on kuld. jah, ütleksin siis näed, muutusin edevaks praegu. keegi ei kiida, siis ise kiida. ikka 8 ja 4, mis sinu sees siin ütlevad, eks ma näitan sulle ka. 8 ja 4 tähendavad seda, et hästi palju võtad enda õlgade peale, tohutult palju ja siis kogu aeg veel tunned süüdi ka, et kui sa ei jõua teha.
ja siis need on siis samas see edukuse koodi või see sünnikaardis siis oli see ametite kolmnurga tipp, see 8. ja mis tähendab seda, et no Merl on just selline, kui ta ikkagi midagi näeb, aed tuleb teha, ütleb mehele hästi vaikselt, kuule, et aed oleks vaja teha, aga mees ei kuule isegi. seepärast Merle tahaks tegelikult natuke ise teha ja siis ta teeb selle ära, viuhtigi, ja siis ta ei saa nagu aru, vaata, tunneb veel rõõmu ka. jah, ja siis tal siis ongi selline tunne, et näed, miks mina pean kõiki asju tegema, aga ta isegi ei anna seda võimalust, et elukaaslane saaks teha seda asja. ja siin number 4 on ka see, et hästi palju võtad ülekoormust, ehk siis nii kodus kui töö juures ka. ja siis on kogu aeg see, et ja teeme ära, pole mingit probleemi, ise oled läbi nagu Läti raha ja pluss veel lapsed peale ja ongi kõik hapukapsas valmis. jah, tunnen, olin just nagu hetkevaba, nüüd hakkas jälle otsast peale, kõik on jälle, aeg on broneeritud kogu aeg, ainult mitte hinda jooks. jah, ja siin number 3 ütleb ka, et siin on selline huvitav tasakaalu otsimine, et kord, kas sa oled kodus liiga palju ja tunned süütunnet, et sa oled nagu lastega liiga palju, aga tööd ei tee, ja siis, kui sa oled tööl, siis sul on kogu aeg tunne, et kodus lapsed on omaette, miks ma seal nende jaoks olemas ei ole. on küll. ja pidev süütunne. ja siis siin, mis ma ütlen ka edukuse koodi puhul 3 ja 4, siis sa pead saama südames siin kohas oma isa ja emaga suhted korda. ehk siis seda, et ei tohi süüdistada mitte kumbagi, kuna meil on mõlemil sama ema ja isa, on ju, siis peab lihtsalt jõudma parlangsi, et just see, mis on mul kõik elus olnud ja olla tänulik nendele, et tänu nendele ikkagi me siia maailma tulime ja vabatahtlikult võtsime ka nende karmaülesanded endale. aitäh. aitäh, jah, ja ollegi lihtsalt tänulik. jah, ja siis, mis see number 9 viitab siis sellele just, et su otsa ette on kirjutatud, et räägi mulle oma mure, mina lahendan selle ära. siia, jah. vaata, tegi sellise asja siia, see jama jutt. ja ehk siis ja number 9 siis viitabki sellele, et sul on vaja ja see on ka muidugi kogumise ehk siis 18. päeval, kes on sündinud ja 9. päeval ka, kui 9 on siin ees, mitte siin kohas, siis siin, siis te kipute siis koguma asju, selliseid asju, mida te tegema ei pea. seal on 2 äärmust, kas tohutult palju asjade kogumist ehk siis need parem enne möödas ja nii edasi ja siis ikka äkki mul on seda vaja, siis on kääre, ma ei tea, 1000 miljonit, mitte ükski ei tööta, igaks juhuks on kõiki vaja. äkki teritan. ja teritajaid on ka 15 000 tükki, ei tea, milline teritab, siis kõik nagu justkui teritaks. sest üks on noale, üks on kääridele ja nii edasi. jah, no vot, ja siis teine äärmus on see, et nagu 0,4-ks juuksekarv tõmmatakse miljoniks tükiks ja umbes nii, et kõik peab olema nii puhas ja briljantne. eriti need, kellel on 9 siis siin ja nad on siis neitsi tähtkujult, et need on sellised 9, aga 2 on siis see elude number, mis on, siis on tegelikult sina oled igal pool selline justkui vahelüli ja sa tunnedki, et kui sind ei ole, siis justkui nagu süsteem ei tööta. ja öeldakse ka, et kui sind ei ole, siis ei läinud üldse. vot, ja siis see ongi muusika su kõrvadele ja siis see paneb sind kiiremini jooksma. siis kogu aeg on tunne, seepärast et siin on 8 ja 4 viitavad sellele, et sul on seismised südames kogu aeg kontrolli vajadus. siis, kui ma Merlega koos olen, täna on kuidagi teistmoodi, tavaliselt nii, et iga natukese aja pärast keegi lastest helistab ja Merle kohe peab vastu võtma ja rääkima, selle asemel, et lihtsalt helistada hiljem tagasi, ta ei tee seda. eks kogu aeg on süütunne, aga ei peaks olema, lapsed on nii suured juba. vot, et kui teil on ka selline asi ja siis andke teada. vot, aga siis, kui ma räägiksin veel natukene siis esoteerika numbritest või sellised nagu, kes on selgeltnägija ja selgelt tunnetaja, siis sinul on olemas 9 ja 4, need viitavad konkreetselt sellele ja 2 viitab ka sellele, see on sinu elude number, et sul on tegelikult hästi hea intuitsioon. ainult kui sa usaldaksid seda. jah, on, siis kui ma lasen tunnetusel vabaks, siis ma küll tunnetan kiiresti ja lihtsalt ja võin inimest tunnetada väga lihtsalt läbi. vot. Nonii, tehtud, tubli. tubli. ja aga teate siis jah, kui mul on sinna pandudki, et see on umbes tund aega, vahest kui see läheb ikkagi mingid minutid mööda, siis sellest ei ole mitte midagi, sest ma ei vaata taksomeetriga niimoodi. lihtsalt Merlega nüüd jälgisime kella, et me umbes tundi aega jääksime. ja tegelikult on ka see asi, et mitte ainult mina ei tututaks siin nii nagu ma siin kogu aeg tututan, aga pigem on ka see, et sul on endal vahepeal midagi nagu ütelda ja eelnevalt siis, kui sa juba kirjutadki üles mingid asjad, et siis ma võtan selle silme ette ja fookusesse. kuule, aitäh, Hillu. nii. loodan, et saite siit ka endale mingisuguseid juhtnööre, kommenteerige ja ma panen siia Merle Youtube'i kanali ka siis, mis oli? milline olen. milline olen. nii lihtne, milline sa oled. no vot, milline olen.
ja panen selle lingi, et kui tunnete, et tahate minna tšekkama siis, mis see Merle kanal seal teeb, tahate teda aidata mingi nõuandega, kommentaariga või mida iganes või lihtsalt ütelda, et vau, kui vahva, kui julge sa oled, et siis tal on seda vaja. et mina saan endaga juba hakkama ja vot niimoodi, ega siis midagi. Tšau, tšau, et aitäh teile kõigile. Tehakse niimoodi või? Mhm. nii, õdede Näe, värk. must ja valge, nägid või? Issand, kui kihvt. On jah, must ja valge. nii. Mina olen ikka see parem pool. mäletate multikat Must ja valge koer? ja sapad käivad. vaata, kui hall ma juba olen. nii nunnu. on jah. Taarast nii raadast. praegu tundub nagu oleks blondeeritud, seepärast lamp on täpselt peal. okei, ok, tšau. tšau. vaata nii.